Aitüma sõna andmise eest ja rõõm on jälle üle tüki aja seista siin rahva ees, kuigi neid on vähe. Rõõm on näha ka see nii-öelda veterane, kes on siin eelmise NETS-i ajal, nakkushaiguse ennetamise tõrje seaduse ajal, vapralt võitlesid välja tegelikult selle, et NETS sellisel kujul, nagu taheti vastu võtta, ei toiminud. Ja kahjuks ei ole teid täna siin väga palju, aga eks sotsiaalmeedial on ka siin oma mõju, sest kui ma kutsusin, aitasin kaasa inimesi, et nad tuleksid täna siia, siis minu näitaja ütles, et seda olid vaadanud 26 000 inimest, päris hulka. Ja toetajaid oli ka päris palju seal. Aga küsimus on praegu selles. Sotsiaalmeedia on meid ära tinistanud. Ehk siis sotsiaalmeediaga ei ole võimalik kartuleid maast võtta. Sotsiaalmeediaga ei ole võimalik puid raiuda. Ja seetõttu mul on ülimalt hea meel kõigi teie üle praegu, kes te tulite päris ellu, mis on tegelikult meie põhiolemus. Sotsiaalmeedia ei ole meie põhiolemus. Ja mul on ettepanek, et need, kes on kohale tulnud, need teevad oma naabritele aplausi selles osas, et nad ärkasid lõpuks ülesse. Olete nõus? Tänan, teie olete nii-öelda eesliin ja raudvara, kelle järgi hiljem tulevad teised. Ärge vaadake seda, et teid on praegu siin vähe. Aga et enne kui ma lähen päris tõsiste asjade juurde, üks sükene huvitav asjaolu, mille Kanal 2 möödunud teisipäeval siis paljastas. Ja nimelt oli Reporteris kajastati siis sellist uudist seoses seakatkuga ja öeldi, et sellega on hukatud Eestis möödunud aastal üle 60 000 sea. Ja ma ei tea, kelle käsul minister Johannes Terras kutsus kokku siis ajakirjanikud, et selgitada taudiga võitlust, mismoodi peetakse. Teatavasti on Terras saanud ju tuntuks sellega, et tema teadmiste põhjal pidavad metssead Eestis poegima lausa 3 korda aastas. Ja minu meelest Kanal 2 reporter küsis väga tabava küsimuse siis Terrase käest ja see oli järgmine. Härra Terras, kas teie targal juhtimisel poegivad 3 korda aastas ainult emised või kuldid? Ja Terras vastas, arvan, et seda hingeelu oskavad asjatundjad paremini kommenteerida, mina oma teadmised ammutan nende käest. Saate aru, tähendab, põllumajandusminister, kes on kõige targem peaks olema, kes peaks olema juhtija, ei tea isegi seda, et kuldid ei poegi. Ja selline inimene juhib meid. Ja siis tekib küsimus, kas ta on mingi käpik seal eesotsas, kes käpik, nõus, kellele antakse lihtsalt käsulauad kätte ja ta teeb seda. Aga muide selles samas Kanal 2 ülekandes tuli välja ka tegelikult selle huumori taustal ka päris kuri asi. Seda on võimalik veel järgi vaadata. Nali saab kohe läbi ja ilmub välja kurjus ja see läbi Maaülikooli professor Arvo Viltropi suu läbi. Tema käest võeti siis kui ka intervjuu seal ja tema vastus oli siis järgmine. Kuulake hoolega. Praeguseks valmistutakse suvel uueks Aafrika seakatku laineks ja seda piirkondades, mis jäid eelmisel suvel puutumata. Põhja-Läänemaa, Harjumaa, Lääne-Virumaa, osaliselt Ida-Virumaa, Ida-Jõgevamaa, Põhja-Tartumaa. Nüüd tuleb oluline lause. Need on alad, kus me ootame seda katkulaine kulgemist suvekuudel. Te jõudsite puandini praegu välja. Kas see seakatk tuleb postipakiga või on siis kokku lepitud, et nüüd tuleb just seal?
tegelikult on minu hinnang ja ma arvan, et seda arvavad ka paljud, et tegelikult on katkuga võitlemise sildi all eesmärgiks hävitada tegelikult kohalik toidutootmine. See on põhjus, see on selle põhjus, mikspärast mingise abstraktse PCR-testiga tuvastatakse viiruse fragmendi olemasolu, aga see ei pruugi olla nakka. Ma usun, et seda räägivad veel ka teised siin. Edasi, kui ma tegin oma postituse, kus oli 26 000 vaatamist, 700 või 600 pöialt ja nii edasi, tubli, oli minu sõnum lühike. Kurjus ei maga, meie lapsed on ohus, sellepärast et minister Joller, kes on saanud tuntuks selle lausega, nagunii me süstime teie lapsed ära, see oli eelmisest koroonaajast, on tulnud välja uue saatanliku plaaniga. Ja nad kavatsevad hakata lapsi süstima koolis ja kui vanem ei ole eelnevalt teatanud, et ta ei ole nõus sellega, siis laps süstitakse ära. Kuigi peaks olema vastupidi. Ennem oli vastupidi, nüüd pöörati see olukord ringi. Eile arutasime sotsiaalkomisjonis seda sama küsimust ja minu meelest kõige lihtsamalt ja õiglasemalt ütles välja selle vaktsiinikahjustusega lastevanemate ühing, kellel on oma elukogemus juba olemas ja laste tervise heaolu kaitse esindaja, et koolis ei tohi olla mingisugust süstimist. Süstimine käib arsti juures, perearsti juures, aga see on olukord, mida praegu tahetakse teha. Lastega seoses veel tuli selline info, et ma mõtlesin, kas ma julgen seda üldse täna siin välja rääkida või mitte. Aga okei, kontrollisin ühe korra veel üle. Need lapsevanemad, kel on olemas poisslapsed, üks vilepuhuja, arst, perearst lekitas sellise info välja, et kuraatorid annavad neile nõu, et kui laps on kuidagi loid ja väsinud ja uimane, ütleme depressioonis, siis tuleb ta suunata perearsti juurde ja perearst õpetab teda oma nokuga mängima. Ehk siis onaneerima. Ja kõige, ma ei tea, kas ta vastab tõele, aga 2 korda ma olen kinnitust saanud sellele samale asjaolule. Et kui perearstid sellest keelduvad, siis nad lastakse töölt lahti. Ja kolmas asi, mis ma tahan laste kohta veel öelda, on see, et esmaspäeval arutasime siin alkoholi käitlemist ja praegune valitsus soovib, et lapsed saaksid hakata alkoholibaarides, restoranides pakkuma. Issand jumal, kuhu me oleme jõudnud ja see üritus toimus lastekaitsepäeval. See on jõle, see on rõve kogu selle laste osas. Ja vanemad, kes te lähete siit ära, vanavanemad, viige see sõnum laiali, ärge lubage neid asju teha. Ja nüüd põhiasja juurde, me kõik mäletame seda, mismoodi siin rahvas, siin samas kohas oli tohutult. Ja tänu teile müts maha selle eest, te suutsite oma kohalolekuga muuta nakkushaiguse ehk NETS-i ennetamise tõrje seadust selliselt, et kõige hullemad punktid jäid välja. Järgmisel nädalal on teisel lugemisel uus nakkushaiguse ennetamise tõrje seadus. Ma ei hakka seda pikalt rääkima, aga ma ütlen ära olulised asjad. See NETS on selline, mis ei kaitse teid praktiliselt mitte kedagi. Kui te olete kuskil kellegiga kokku puutunud ja leitakse, et arvatakse, isegi tõestamata puhul arvatakse, siis olete te nii-öelda haiguse kaitja. Olenemata sellest, kas teil on diagnoositud haigus või on tõendatud nakkushaigus ja selle tulemusena on võimalik teid sulgeda karantiini või siis kuskile mujale. Ehk siis seesama olukord, kus me kõik istusime kodus, arvasime, et meile räägitakse tõtt, saab toimuma
palju rängemal kujul. Ja selles samas NETS-is on veel üks eriline punkt sees, mis tegelikult ütleb, et Eesti Vabariigis põhiseadus enam ei kehti. NETS-is on kirjas järgmist, et kui WHO, te teate seda organisatsiooni, on kuulutanud välja eriti ohtliku rahvast tervist ohustava hädaolukorra, siis Eesti järgib seda, ehk siis toimub ühiskonna sulgemine. Seesama WHO, kes on valetanud siin hantaviiruse osas, ahvirõugete osas, ebola on ka siin kõneaineks olnud. Eesmärk on tegelikult ühtne, hävitada rahvusriigid. Ja minul on küsimus, kas te olete nõus selliste seadusega, et mingisugune WHO tekitab meile karantiini ja hädaolukorra? Kas te olete nõus? Ma olen siin palju rääkinud sellest WHO-st veel, aga ma ühe asja ütlen veel. Tegelikult oli see suur programm. Seesama NETS, lastekaitseseaduse asjad ja nii edasi pidid minema paralleelselt sellega, kuna maikuus pidi toimuma WHO mingisugune assamblee, kus siis taheti lisada üks pandeemia leppe osa, et riigid on nõus sellega, et patogeene ehk siis igasuguse erinevaid haigustekitajaid hakatakse arendama ja jagama. Ja riigid ei kirjutanud sellele alla. Nii et meie see NETS ja lastekaitseseadus jooksis oma ajast ette. Võib-olla meil on veel aasta aega armuaega, ma ei tea seda. Aga ma olen halanud siin palju, mis on vahendid, mida me saaksime teha. See silt aita vastu 13% astu tagasi. See seltskond, kes praegu seal infotunnis vasta, Kristjan Michal, Tšahkna ja Ligi, muigavad ja naeravad selle peale. Üks variant on see, nad tulevad siit varsti välja, võtke mobiiltelefonid ja minge küsige, miks te teete niimoodi. Aga ma usun, et teid on liiga vähe täna selleks siin. Ikka teete, kell 2 lõpeb, see on teie õigus ja võimalus teha, rahvas läheb oma alluvate juurde. Mis tegelikult aitab, on üle-eestiline streik, transport seisma, kauplused seisma, ma tean, keegi ütleb, kus ma tööd saan, kus ma raha saan. See asi läheb veel hullemaks. Üleüldine streik, pidevad surveavaldamine just rahva poolt. Meie seal opositsioonis oleme võimetud. Aga mina loodan ja mina usun teile, et te saate sellega hakkama, et see valitsus saata prügikasti. Olete nõus? Aitäh!